oli aga nullautos kaardilugeja kohal olümpiavõitja Erki Nool. Ja kui lisada siia juurde veel 1976. aasta olümpiavõitja jalgrattasõidus Aavo Pikkuus, kes rallis aastal 1983, siis vaevalt on maailmas palju rallisid, kus on osalenud ajaloo jooksul 2 Eesti olümpiavõitjat. 1999. ja 2000. aastal oli Saaremaa ralli korraldajaks Kogula automotoklubi, kuid kuna 1997. aasta börsikrahh avaldas tugevat mõju Eesti majandusele, siis tekitas see omakorda raskusi ka erinevatele Eesti rallidele. Mõned neist hääbusid ja kadusid. Ka Saaremaa rallil olid peale 2000. aasta võidusõitu väga rasked ajad. Kui suur see reaalsus üldse oli, et Saaremaa ralli jääbki ära? Ikka päris suur, ma ütleks, et reaalsus, et ta jääb ära ja lõpeb ära, oli suurem kui me ei näinud lihtsalt väljund, et me ei näinud, kust me leiame inimesed, kes teda tegema hakkavad olukorras, kus tuli ka ära maksta vanad võlad, eks. Veel oli ikka jutt, et hakkame nullist ja proovime, aga seal oli, loomulikult tuli ka vanad võlad ära tasuda ja see oli üks hea õnnelik juhus ja et Saaremaa ärimehed ja tegijad mehed, ütlesid, et teeme, proovime ja teeme ja tagantjärgi ega ma ei olnud kindel, et ega siis, et see asi niimoodi nüüd edasi läheb, nagu ta läinud on ja tänase päeva seisuga on ikka väga hea meel muidugi sellest, et see otsus sündis ja et kõik on positiivselt läinud ja et ei oleks pidanud 2 aasta pärast uuesti, aga nüüd on võlad veel suuremad, et mis nüüd saab. Autospordiliidu president Toomas Sildmäe pani aga saarlased sellise fakti ette, mis on igale saarlasele kõige hullem asi. Ütles meile, et kui te Saaremaa mehed hakkama ei saa asjaga, et siis me anname selle Eesti meistrivõistluste viimase etappi, mis on traditsiooniliselt olnud, anname selle hiidlaste korraldada ja siis sellega on nagu asi lahendatud. Siiski asi nii hulluks ei läinud ja Jüri Saare ning kohalike ettevõtjate toetusel sai Saaremaa ralli alates 2001. aastast sisse uue hoo. Ralli korraldamise tarbeks loodi ka MTÜ Saaremaa ralli. 2001. aastal oli stardis juba koos veoautodega 77 võistlejat. Oma esimese võidu võtsid siis Margus Murakas ja Toomas Kitsing Toyota Corolla VRC-l, edestades teist VRC ekipaaži Andrus Lauri, Aleksander Kornilovit. Toomas Schie ja Ragnar Engen olid ralli kiiremad 2003. ja 2004. aastal. 2004. aasta rallil oli osalejaid kokku juba 124. Sellel aastal jäi kindlasti paljudele meelde 4-kordse maailmameistri Tommi Mäkineni start Saaremaa rallil. Tõsi, suurest rallist kõrval astunud soomlane oli stardis N-rühma autoga ning ta sõitis esimesel päeval VIP-autoroolis. 2005 aasta jäi aga meelde äärmiselt ekstreemse ilma ning põneva finišiheitlusega, kus sedapuhku jäi peale Soome N-rühma meister Juho Hänninen, kes praegu ka valitud MM-etappidel VRC autol osaleb. Slava Popov-Talis Perosti paraku katkestasid liidripositsioonil olles viimasel katsel. Möödunud aastal oli taas lootus, et võit jääb koju, kui Margus Murakas koos Aare Ojamäega taas stardis oli. Konkurent oli aga jällegi Norrast, 17-aastane talendikas Andreas Mikkelsen koos Olaf Loenega Ford Focus VRC-l. Noor norrakas, kes osales ka Briti meistrivõistlustel, suutis siiski kiiremat tempot dikteerida ning rallivõidu taas Norramaale viia. Kuna Saaremaa ralli oli tavaliselt hooaja viimane ralli ja tagasiminek samal õhtul oli praamide tõttu raskendatud, siis jäi suurem osa seltskonnast Saaremaale ja õhtul peale autasustamist võis alata ralli kiiruskatsete analüüs pika laua taga. Meil hakkas algusest peale sooja toiduga ja nii tähendab vähemalt, ma ei tea, kas praegu ka, aga 95, kui mina lõpetasin, oli sooja toit oli laua peale alati ja pärast oli pidu. Ja võt siis Gorbatšovi aeg ja see, mis siin oli, siis oli lihtsalt veekarafinid olid meil laua peal. Veekarafini. Aga mis asi seal sees oli, see oli ise asi. Seda ma mäletan küll, kui restoran oli kas nüüd 3. korrusel ja kui seal olid pikad lauad, külmtoit, soetoit korraldaja poolt, nott viina laual ja elav muusika ansambel mängis hommikuni, et need ma arvan, et seda ei unusta nagu keegi, kes seal käinud on. Ma mäletan siin eriti tütarlaste jaoks oli ju see niuke üritus sügisel, et siis ju selleks ajaks valmistuti 6:05 ja kui see rallimehed kohale tulid ja lõpupidu oli ja see oli ka aasta sündmus. Väidetavalt naiste juuksurisse nädalline Saaremaa rallit on suhteliselt raske pääseda, et minu poolt küll kontrollimata fakt, aga see on üks linnalegend.
Selline oli Saaremaa ralli lugu Tehumardist tänapäevani välja. Lõpetuseks palusin asjaosalistelt seletada, mis on Saaremaa ralli võlu, et seda sellel sügisel juba 40. korda sõidetakse ja et see alati võistlejaid ja pealtvaatajaid kohale meelitab. Ma ei mäleta küll, millal oleks Saaremaa ralli kehvasti korraldatud. Järelikult on ta tõesti, ta on väga hästi korraldatud ja seal on tohutut vaeva nähtud ja isegi et kummardus korraldajatele, et nendel nii-öelda 90ndate alguses ja niisugustel raskematel aegadel see ralli ikkagi ellu jäeti. Ikkagi eksootika, mere taha minek, praamiga sõit ja mis seal salata, ka Saaremaa ralli on oma korralduse poolest ka alati väga ladusalt möödunud ja meeldiv üritus. Miks mitte osaleda? No ma arvan, et Saaremaa iseenesest ju loob mingi eelduse, see eraldatus ja meretagune asi ja ma olles ka Saaremaa patrioot, arvan, et siiski Saaremaa mehed, kui nad asja ette võtavad, teevad asju väga kohustundlikult ja väga südamega ja et see korralduslik pool on olnud ka ikkagi alati niimoodi tipp-topp. No kindlasti on see, et ta on hooaja viimane sõit, et see mõjub nii välismaalastele kui meie sõitjatele ja meretagune asi kindlasti ja võib-olla natuke kuidas öelda, keegi ei hakka nagu ära kiirustama ja kõik see asi kokku ja siis tekibki selline, et kellelgi ei ole kuskile kiiret ja tekib feeling. No ma arvan, et üks on kindlasti see, et ikkagi Saaremaa nimi müüb veel. Ja teine, ma arvan, et Saaremaa teed on ikka ka natukene teised, mis on mandriteed. Saaremaale tulek ja Saaremaalt ära minek. See praamisõit ja värk, see aitab kõik selle asjale kaasa. Vaevalt, et see nii kihvt oleks, kui sild valmis oleks. Ilmselt, miks nad siia tulevad, on see, et siin on meretagune asi.